8 poolt häälega. Järgmiseks päevakorrapunktiks Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020. Ettekandjaks palun linnapea Eva Kams. See on siis seotud eelmise päevakorrapunktiga. Samamoodi on toimunud avalikustamine, avalik arutelu ja komisjonis tutvustatud ja arutletud. Ja avaliku arutelul tehti ka ettepanekuid eelarvestrateegia muutmiseks, mis sai tookord ette kantud, et nii palju siis on nüüd muutunud, et kuna Elva gümnaasium ja haridus on Elva linna elanikele väga oluline, siis vähendati osasid investeeringute kulusid ja Elva gümnaasiumi remont investeeringuna sai sisse kantud. Nii et palun kinnitada Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020, Elva linna arengukavaga aastateks 2016-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1 ja 2 ning tunnistada kehtetuks Elva linnavolikogu 29. september 2014 määrus number 19 Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018. Aitäh, linnapea Kams, palun küsimusi. Mul küsimus eelmise punkti kohta, et mis suve järgi otsustatakse, et mingitel punktidel loetakse poolt ja vastuhääl ja mingitel punktidel peale poolt häält ja mitte midagi rohkem ei loeta. Kas soovitakse hääletada või panna uuesti hääletada? Korrektsuse huvides hääletame punkti uuesti läbi. Et vastu erapooletud hääled, ehk me saime eelmise hääletusega 8 poolt häält, kõik olid siin, kes on eelmise päevakorra vastu, loen selle koos uuesti ette. Elva linna arengukava siis 2012-2020 muutmine, mis sai 8 poolt häält. Palun, kes on selle eelnõu, pidanud määruse vastu, palun anda käega märku. 3 vastu häält, erapooletud palun, 2 erapooletud. Seega jääb otsus jõusse. Palun siis need täpsustused protokolli lisada. Ja aitäh tähelepanu juhtimise eest. Palun päevakorrapunkti number 3, eelnõu number 3 kohta siis küsimusi. Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020. Leila Suit, palun. Kuna eelarvestrateegias, mis läbis eelarvekomisjoni, oli renoveerimine, kultuurikeskuse renoveerimise erinevad numbrid, siis ma tahaks ikka lõplikult näha viimast numbrit. Milline number on renoveerimise taga? Ma olen näinud 3 numbrit ja nüüd tahaks seda viimast numbrit. 1 miljon. Nii, ja siis mul on siia teine küsimus, et missugune plaan B, kuna praegune numbritega on ju mängimine, eks ole, et me ju ei tea täpselt, kas saab või saa ja mis saab selle eest, milline on plaan B, kui 1 miljon ei kanna välja karpi pluss sisustus. Ja seda vastust tahan protokollida. Siis protokolli. Plaan B on selline, et kui ei vea välja nende investeeringutega, siis just reedel oli mul rõõmustav kohtumine ehitusnõunikuga, käisime läbi kogu Puiestee tänava kooli keldri, leidsime, et seal on 500 ruutmeetrit kasutamata pinda. Siis teeme selle maja korda ja kolime kultuurimaja siin. Mul on parem ettepanek, linnavalitsuse hoone on päris sobilik meile, nii et lisada see protokolli. See võib olla jah, teile nagu sobilik, aga see ei tähenda meie poolt. Ma arvan, et kultuurirahvast on rohkem kui linnavalitsust, aga see selleks, aga paluks siis protokollida see, et plaan B tähendab seda. Protokolli. Kas sa veel küsimus? Reet Koppel, palun. Mul oleks väike täpsustus, et võib-olla lõpetamisel küsimus, et eelarve komisjonis pidin varem ära minema, aga seal tuli jutus selle Verejärve atraktiivsuse tõstmine. Et ma ei näinud volikogule saadetud materjalides seda, et sinna oleks midagi lisatud. Margus ehk vastata, kas sinna sai muudatust tehtud, mitte, et Vereli randa siis midagi mingid vahendid suunata selle atraktiivsuse suurendamine. Ei muutunud seal
praegu on sees lihtsalt see järve saneerimine nagu suurema summa. Ja siis on rannahoone, mis on ka nagu planeeritud nagu pooleks erakapitaliga praegusel juhul. Et see summa suurus seal võib nagu varieeruda, et siin on erinevad numbrid ja siin on no siin võib-olla nagu tehniline küsimus, et kui need eelarve ettepanekud tulevad komisjonidelt, ettevõtlus turismikomisjon, ma eeldan, et sooviks nagu rannale rohkem tähelepanu näha, et me üksiku eelarve raames seda võime siiski teha need ettepanekud. Igasugused ettepanekud on nagu teretulnud, et see on praegu meie poole nagu nägema. Ja see on üks projekt, kuhu erakapital võib-olla oleks nagu tulemas. Verevi rannahoone rajamine oleks promenaad 525 000 pluss siis Verevi järve. Toomas Järve. See sauna teema, nagu nii sellel aastal te panete võtta sauna ja laenu, et lihtsalt minu ettepanek on see saun ehitada välja Puieste tänava keldrisse, kus Margus tänaval, ma ei tea, kuna sa käisid seal, et seal on 2 saunaruumi olemas ja ma usun, et kindlasti saab odavamalt selle saunaruumid sinna ja saaks ka sportlased neid saunaruumi kasutada. Jah, see oli üks selle visiidi mõte, et me praegu vaatame ära, et meil on üks eskiislahendus olemas, kus ta on eraldi seisva hoonena. Ja nüüd me vaatame, mis nendes olemasolevatesse ruumidesse saab nagu panna. Teine küsimus või märkus veel, et ma siit loen eelarvestrateegiast, et 2018 on laenukoormus 59,1 ja 2019 on 60,1%, et linnapea oma artiklis väitis, et laenukoormusele jääb reservi, et ma siit nendest numbritest küll ei näe, et reservi jääb veel laenu võtta, et pigem ma ütlen, et ülioptimistlikult on planeeritud tulusid ja pigem jääb igal juhul on see eelarvestrateegia üsna vingeline. Rahandusministeeriumist tuli tagasiside, et dokumendiga on korras, kuna on vastavalt seadustele see koostatud. Ja me arvestasime ka siis avalikul arutelul tulnud ettepanekut gümnaasiumi investeeringud, et see suurendas siis seda hingelisust. Aitäh. Ma olen küsimusi. Leena Sõitmaa. Tegime nüüd nalja, võtaks nüüd natuke tõsiselt ka, et mis ikkagi saab, kui ei tule miljonist välja? Mis päev siin teevad, et ei tule miljonist? Ei, ma ei tea, ma küsin, kui ei tule. Lähteülesanne loomulikult koostame, aga saalil on kõiksugused olulised tingimused koos lava asjadega, et noh, ütleme, kui ei tule välja. Saab aega juurde võtta. Ja kas sellel aastal tuleb projekt juba? No, tikkult sellist eesmärk on järgmise aasta detsembrikuus hoone avane. Leelo, ära muretse, siis saab saunaga kultuurikeskuse koolimaja keldris. Mis oli ka algselt planeeritud 3 korruses? Selles mõttes, et hetkel me hakkame tegema tööd selles tempos, kus saaks järgmise aastal tehtud hinnandusjõlgu, nagu ise ka ei teata reaalselt hangetama. Et selles mõttes töö läheb käima. Juba käibki. No, selles mõttes. Aitäh, palun küsimus. Aitäh, kas on meil küsimus? Jah, juba seal palun. Noh, siin on kõik väga ilusad graafikud ja nii ma vaatasin need graafikuid ja me oleme kõik need graafikuid näinud ja ma ütleks niiviisi, et kuidagi väga hämmastav on siiski see, et läheme nagu 4-kordse selle võlasumma peale. Mina ütleks küll, et mina olen oma elus väga hädas olnud ja on olnud situatsioon, kus pangad on mulle kollektiivselt käru keelanud
nii et mina nii julgelt küll ei julgeks ennast lõhki laenata, nagu siin on kirjas. Mina ütlen küll seda, et ma ei pea seda absoluutselt õigeks. Et ainult tänu headele inimestele on õnnestunud sellises situatsioonis välja viia. Aga siin selles situatsioonis ei ole võimalik ka tänu headele inimestele välja. Aitäh. Vastus küsimusele. Küsimust ei olnud. Ei, küsimus on see, et see on lõhki projekteeritud asi. Ei ole. Miks ei ole? Mis projektil on see? Aitäh, kas on veel küsimusi? Laenukoormus on sihuke, 4 korda suurem kui praegu. Ja loomulikult kõik asjad on tegemata, vaba laenu limiit on, et mind kasutatakse see ära, pannakse linna heaks tööle, et täiesti tavaline praktika. Ma ei oska kommenteerida. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. Seega paneme eelnõu hääletusele. Elva linna eelarvestrateegia aastatest 2016 kuni 2020. Kes on selle poolt, et nimetatud eelnõu sellisel kujul kinnitada, palun anda käega märku. Kaheksa poolt häält. Kes on selle vastu, palun anda käega märku. 3 vastu häält. Erapooletut palun. 3 erapooletut. Nüüd, jah, palun. Ma palun protokolli minu vastu mitte selles mõttes, ma ei ole nende objektide vastu, mis Elvas ehitatakse, mida linna vaja teha, vaid see, et see laenukoormus on täiesti ebareaalne, mis ei ole eelarvestrateegia. Laenu peabki võtta selleks, et ikka peab, loomulikult peab, aga mitte selleks, et pärast midagi nukrati teha. kuidas teised? Nüüd on vahepeal selgus siin asjaolu, et nii arengukava kui eelarvestrateegia nõuavad volikogu häält enamust ehk 9 häält. Et minnes tagasi eelmise päevakorrapunkti juurde, siis meil oli seal 8 poolt häält. Seega see otsus ei jõustunud. Et kas minul on ettepanek, meil üks volikogu liige puudus, et mul on ettepanek uuesti hääletada teadmises, et nii päevakorrapunktid number 2 kui 3 arengukava eelarvestrateegia nõuavad 9 poolt häält volikogus. Kas volinikud on sellega nõus? Seega hääletame selle päevakorrapunkti uuesti läbi. Päevakorrapunkt number 2 oli Elva linna arengukava 2012–2020. Paneme selle uuesti hääletusele. Kes on nimetatud päevakorrapunkti poolt, palun anda käega märku. Korraks on enne hääletust kannatega palun vabandust. Aga hetkel enne hääletust peaks nagu väikse loengu võiks maha pidada, et see, kes täna hääletus ikkagi selle poolt, see tähendab, et ta hääletab Elva arengu poolt. Meil peaks kõrval viskama kõiksugused erimeelsused, eriarvamused, kas saun sinna või tänna. Me täna tegeleme selle nimel, et arendada Elvat, et võtta laenu ja et arendamiseks jätkusuutlik. Ei maksaks karta täna, et see investeering jookseb liiva või järgmised koosseisud ei suuda selle laenu teenida. Minu arust on kõik väga arvukalt täna läbi arvestatud ja kes ei riski see sampust ei joo, neid tuld hääletada kolm. Jah, et veel kommentaariks juurde, et kui Toomas küsis eelmise eelnõu strateegia arengukava kohta, mis oli 15 poolt häält, et siis samamoodi leidis seda opositsiooni poolt nagu poolehoidu ja just sellepärast, et teil on sinna arengut tapetuks lihtsalt nagu erimeelsuste kätte. Aga täpselt elatakse selle hästi kokku. Paneme selle eelnõu siis hääletusele. Ehk Elva linna arengukava 2012–2020
2020 muutmine. Kes on selle poolt, palun anda käega märku. Üheksa poolt häält. Kes on selle vastu, palun anda käega märku. 3 vastu häält, erapooletud. 2 erapooletud. Seega on Elva linna arengukava 2012-2020 muutmine kinnitatud ja seda vastavalt meie põhimäärusele. Nimetatud päevakorra punkt number 3 sai läbi hääletatud, aga see sai läbi hääletatud teadmises, et see ei nõua 9 poolt häält. Mul on ettepanek ka see päevakorrapunkt uuesti läbi hääletada. Aga enne hääletust on ettepanek Fred Koppeli poolt võtta väike vaheaeg. Teeme 5 minutit. Enne Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020 hääletamist palun sõna Margo Menn. Palun. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi siis arengukava muutmine ja eelarvestrateegia muudatus nõuab volikogu koosseisu häälte enamust. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt 4 eelseisvat eelarveaastat. Hetkel kehtib eelarvestrateegia aastateks 2015-2018. Otsuse mitte vastuvõtmisel siis meie eelarvestrateegia arengukava seda perioodi ei hõlmaks. Ja linnavolikogu peab kinnitama arengukava ja eelarvestrateegia 15. oktoobriks. Ja arengukava eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist. Et seega siis oleks saada koosseisu enamus etteotsuseid kinnistuks. Arengukava ja eelarvestrateegia. Et 9 poole hääle mitte saamisel tuleb kokku kutsuda siis erakorraline. Jaa, enne 15. oktoobrit siis. Selge. Aitäh. Paneme nimetatud eelnõu hääletusele. Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2020. Kes on nimetatud eelnõu poolt? Palun anda käega märku. Kaheksa poolt häält. Kes on vastu, palun anda käega märku. 3 vastu häält, erapooletud. 3 erapooletud. Seega ei saanud eelnõu poole hoidnud. Jah. Tarvitama sõna lihtsalt. Jah.